Tere! Selles videos seletan ma teises käändkonnas sõnade käändamist. Teises käändkonnas esineb nominatiivi ainsuses 3 erinevat lõppu: us, er ja Us ja er lõpulised sõnad on meessoost ning lõpulised kesksoost. Vaatame käändamistabelit. Pane tähele, et teise käändkonna us lõpulised sõnad on ainukesed, mille ainsuse nominatiiv ja vokatiiv pole samad. Us muutub e-ks. On ka erand, kui nimi lõpeb ius, näiteks Julius, siis muutub ainsuses vokatiivi lõpp i-ks. Juuli. Ülejäänud käändelõpud on mõlema meessoossõnade hulga puhul samad. Ainsuses genitiivi lõpp on i, daatiiv o, akusatiivi lõpp ning ablatiivi lõpp o. Mitmuses on nominatiivi lõpp i, genitiivi lõpp orum, daatiivi lõpp is, akusatiivi lõpp os, ablatiivi lõpp is ja mitmuses vokatiiv on ikkagi sama, mis nominatiivis, i. Kuid lõpuliste sõnade käändamisel peab silmas pidama, et e kaob ära, näiteks liiber, liibri. Erandlik sõna on puer, mille puhul jääb e alles. Puer, pueri. On ka sõna vuir, mis kuulub siia käändkonda, vaatamata ebaregulaarsele lõpule. Siis on kesksoossõnad, ainsuse nominatiivi lõpp genitiivi lõpp i, daatiiv o, akusatiiv ablatiiv o ja vokatiiv Mitmuses nominatiivi lõpp on a, genitiiv orum, daatiiv is, akusatiiv a, ablatiivis is ning vokatiiv a. Nagu on märgata, kesksoossõna nominatiiv, vokatiiv ja akusatiiv mõlemas arvus on samad. See kehtib kõigi kesksoossõnade puhul ka väljaspool teist käändkonda. Omadussõnade kasutamisel on samad lõpud, mis teise käändkonna sõnadel. Aeg harjutada. Esimene ülesanne. Määra tekstis kõigi käändsõnade arv, sugu ja kääne ning tegusõnade arv ja pööre. Pane video pausile, et harjutus lahendada. Nüüd ma näitan õigeid vastuseid. Non-credite lõpp on ite, mitte ete, sest see on irregulaarne. Teine ülesanne. Nüüd loe teksti. Kontekstist lähtuvalt täida lüngad õiges käändes sõnadega. Lünka kuuluv sõna on sulgudes antud. Pane video pausile, et harjutus lahendada. Nüüd ma näitan õigeid vastuseid. Siin on lausete tõlked. Järgmises osas tutvustan eessõnu. Aitäh vaatamast! Vale!